Ja tere tulemast tagasi järgmisesse osasse. See on alati see küsimus, et ei tea, kas ma hääldan seda nii-öelda siis õigesti või kuidas seda ütlema täpselt peabki. Nii, kuidas vahepeal läinud on? Kuidas vahepeal teil läinud on? Minul on väga põnevalt, tööd on rohkem kui teha suudab ja nagu Eesti vanasõna ka ütleb, et ega töö jänes ei ole, mis eest jookseb, siis mul on täpselt selline tunne, et see ongi täpselt see jänes, mis eest jookseb. Vaat. Nii, mis vahepeal juhtunud on? Vahepeal juhtunud näiteks see, et kelle jaoks tundub nüüd üllatus ja just kui oli maailma päästja vahepeal Revolut, siis Revolut tuli välja statementiga ehk siis uudisega, et nemad on üks pank, kes siis hakkab Euroopa digitaalse euro nii-öelda siis piloot läbiviijaks, ehk siis järgmisest aastast hakkab siis Revolut pakkuma siis digieuro makselahendussüsteemi enda nii-öelda siis platvormi peal, ehk siis Central Bank Digital Euro CBDC, Central Bank Digital Currency saab olema üks ettevõtted, kes on kaks põhipilootprojekti, kes siis seda ajama hakkavad, oli vist siis, ma vaatan, Deutsche Bank ja siis Revolut kahekesi ja siis ongi 12 kuud nii-öelda siis pilootprojekt tuleb ja ma ei tea, mis see H2 tähendab, nagu beginning in H2 2027, H2, see on mingisugune, ma ei tea, kvartal või? Ei, see peaks olema Q2 siis ju. Ehk siis teises pooles äkki või? H2, see on nagu half, second half või? Ma ei kujuta ettegi nagu. Peaks küsima lihtsalt kuradi AI käest, mulle meeldib AI käest küsida asju. Kui te tahate mingisugust häid vastused, siis ärge küsige ChatGPT käest, sellepärast, et Sam Altman on gei. Aga kui te tahate häid vastuseid, siis kirjutage google.com ja google.comis on, saate otsingumootoris on kõrval on AI märk võetud AI peale ja siis kirjutate otsingus, siis Google AI otsib. Oota, ma vaatan, mis ma pidin küsimagi. Mida tähendab H2 2027? Vaata, mis ta ütleb. Hydrogen 2027 ütles ta ka. Tähendab aasta 2027 teises poolaastas inglise keeles. Half, second half, H2. 2H oleks, vaata, nagu minu jaoks loogilisemalt. Nojah, vaat jälle. Ma olen nagu nii inglise keelt õppinud kooliski ja ma olen õppinud koolis mingit saksa keelt ja muud mingit jama. Ja inglise keele ma õppisin täiesti oma nii-öelda siis, nagu häkkerid õpivad häkkima ennem kui need kooli lähevad, vaat. Ja mina õppisin inglise keelt täpselt samamoodi, ehk siis puhtalt nii-öelda siis läbi raamatute ja online'is igal pool ja kõik sellist. Ma olen samamoodi õppinud igasuguseid äppe, igasugust AI-d ja kõikide asjadega, täiesti ise fookuses vaadanud igasugust videosid asju, õppinud, katsetanud läbi enda kogemust. Kõik, kui ma tegin AI koolitusega, kusjuures kirjutage siia alla kommentaaridesse, kui ma peaks tegema ühe AI koolituse veel, kes seekord tahaks osa võtta, lihtsalt loeme kokku, kui kokku tuleb mingisugune 40 inimest, võib-olla võiks veel teha. Ja kui tahad, võid kirjutada mulle otse nii-öelda siis postkasti ka, et võiks teha ühe koolituse tegelikult veel, näiteks nagu augustis. Ja siis kõik, kes osalevad see kord, siis nad saavad ka sellesse samasse kogukonda sisse, mis AI koolituse kogukond on meil. Et sinna ka on võimalik saada. Aga ja, ühesõnaga, ma ei ole nagu mitte midagi nagu ise selle koha pealt nagu kuskil koolis käinud õppimas ja põhjus on lihtsalt selles, et igal pool õpetatakse mingisuguse kasti või programmi või millegi läbi, aga tegelikult on see nagu, et kõige paremini inimesed õpivad läbi kogemuste ja kõige paremini õpid sa siis, kui keegi annab sulle mingisuguse kindlat tööriista ja sa võtad selle tööriista ja sa teed selle tööriista endale selgeks. Kui ma kunagi tegelesin muusikaga, siis täpselt samamoodi oli ka siis. Ma lihtsalt sain õiget tööriistad kätte, ma võtsin, ma ei tea, esimene vist programm, millega ma tegin, oli Fruity Loops, ma mäletan mingi Fruity Loops 3, 5, midagi sellist, 2003 aastal hakkasin mussi tegema.
siis ma tegin mingi hobi korras mussi, sealt edasi ma tegin, ma ei mäleta, kui kaua, 2008, 7, 8, siis ühe tuttava kaudu sain ma nii-öelda siis siuksesse raadiosse nagu TPS raadio vist oli või. Seal ma tegin endal mingisugust saadet, iga reede Hardstyle Special või midagi sellist, kui ma õigesti mäletan. Ja siis pärast seda ma sain igasugustele pidudele mängima, ma ei osanud mängida, ma ei tea, ma käisin pidudel niimoodi, et ma miksisin nagu mingisugune idioot mussi kokku. Õppisin, kuulasin, kuidas teised teevad. Ma mäletan nii hästi, kui me olime, ma ei mäleta, kes see tüüp oli nagu, kellega me koos mängisime ja me olime kuskil, mingi Vändra pidu oli kuskil mingi, minu arust mingi rekka peal veel mängiti seda mussi. Me olime sellel peol ja ma mäletan, et ma nagu seal peol ütlesin sellele tüübile veel, et nagu, et nüüd ma saan aru, kuidas kokku miksitakse asju, vaata, et ma nagu keegi, vaata, aga asja oligi sellest, keegi kunagi rääkinud ka mulle, aga ma ise jõudsin nagu selle järeldusele, et loogiliselt peaks ju niimoodi sellest kohast alates miksitakse luguist kokku, vaata, ta võivad. Siis täpselt samamoodi oli ka näiteks muusika tegemisega, ega keegi ei rääkinud, ma vaatasin YouTube'i videost asju õppisimad. Ja täpselt samamoodi ongi näiteks ka see, et täna näiteks, kui sa tahad kuskil jõuda ka AI-de asjadega, siis kõige parem tee on see tee, mille sa ise läbi käid, mitte see tee, kus keegi midagi ette ütleb. Seepärast, kui keegi sulle midagi ette ütleb täpselt nagu kooliski, vaata, sulle räägitakse ainult sellest ühest teekonnast, kuidas see töötab. Aga sulle ei räägita erinevatest eksimisvõimalustest asjadest, sulle ei lasta eksida. Ehk siis sulle räägitakse sirgjoonelist teed. No okei, võib-olla mõned asjad räägitakse, mis ei ole lubatud, kui sa õpid nii-öelda maksusuguseks maksuametnikuks või mingi tolli töötajaks või politseinikuks, ma kujutan ette. Aga lihtsalt nagu et kui sa seda teed käid, siis tegelikult nii-öelda siis kõige parem tee ongi see tee, kus kohas sa hästi palju eksid, proovid ühele poole, teisele poole, aga siis see tee hakkab aina kitsamaks minema, kus sa hakkad aina rohkem nägema, kui palju on siin eksimisvõimalusi, aga kui palju siin võib olla ainult õigeid variante ja vahepeal ongi sul ainult 2-3 varianti, mille vahel valida ja vahepeal sul on ainult üks variant, mille vahel valida, mis on kõige parem variant üldse vaat. Ehk siis ühesõnaga see, aga tulles tagasi nii-öelda siis selle teema juurde, ehk siis Central Bank Digital Currency, Central Bank Digital Euro siis see on päris crazy teema, kes ei tea nii-öelda siis, mida tähendab siis digieuro. Ma arvan, et see Revolut ja digieuro, see on revolutsioon, see on revolutsiooni algus. Ja ma räägin ka tänases osas sellest, mida tähendab, mis tähendab Agenda 2030 ja kuidas see tegelikult meile võib hoopis heaks asjaks kujuneda. Seega kuulake kindlasti see saade lõpuni. Ja ühesõnaga järgmisest aastast, järgmisest aasta teisest poolest hakkab siis pihta digieuro, hakatakse katsetama, kellel on Revolut, siis palju õnne, sa osaled juba pilootprojektis. Arvatavasti esimesed inimesed, kes siis saavad ka digieuro, kuidas digieuros sunnitakse meile lihtsalt rahakottidesse, on see, et kõik, kes on riigitöötajad, nendele hakatakse lihtsalt digieuros maksma palka. Lihtsalt fun fact siia vahele, inimene, kes digieurot edasi surub, on see sama prantslane, kes selle nimi oligi see, vaat see Euroopa Finance Director, vaat, kes on Euroopa finantspresident, vaata, mis ta ütleb. Sellise naine, nad teate küll seda naist. Kuid mul läheb kogu aeg meelest ära, lihtsalt mul ei püsi lihtsalt mingid tühised inimest meeles. Kes see on? Jaa. Christine Lagarde. Christina Lagarde. 2016, kui ma ei eksi, jäi vahele suure skandaaliga, kantis meie maksumaksjate eurorahasid 403 miljardit mingisugusele tuttava ettevõttele offshore. Jäi vahele, sai kriminaalkaristuse, sai sellest puhtaks, sai trahvi 15 tonni, sai sellest ka puhtaks. Tunnistati süüdi tunnistamine vaikiti maha, ta oli siis IMF-i juhatuse liige või juht sellel hetkel ja pärast seda, kui ta süüdi tunnistati kriminaalina, edutati teda hoopis Euroopa finantsjuhiks, kes otsustab kogu
Euroopa finantsi üle. Vaatasin sellise saate ära. Võin teile öelda kohe, mis selle saate nimi on. Kohe otsin teile välja, saate ise vaadata ka. Päris pikka aega vaatasin, sellepärast, et seda oli väga raske vaadata, aga võib-olla kui teid huvitab, siis te saate seda vaadata ise ka. Nii, kus kohas see täpsemalt on? Ja nüüd ei leiagi üles või? Mul nii palju muid asju, mul lihtsalt vahepeal käib taustaks telekas mingisugused videod kuskil. Leidsin. Inside Europe's Narcos Marseille Notorious Diazir Cartel ehk siis Marseilles Notorious DYAZIR Cartel. Ei teate, mis on või? Kes räägivad inglise keelt, ma sootan ausalt teile vaadata seda asja. See on lihtsalt, või kui keegi leiab selle ülesse, pange palun kommentaaridesse siia, lihtsalt otsi kommentaarid, keegi raudselt leiab teist ennem ülesse selle. See on Witness kanalil, on igastasse olemas ja see mingi 6 aega tagasi ülesse pandud. Ja ühesõnaga point kui selline on see, et nad keerasid selle Prantsusmaa perseise, see on mafiat ja kartelle täis riik Prantsusmaal on praeguseks Euroopas, ta on kõige hullem riik üldse, kuhu täna minna isegi reisile. Sellepärast, et seal on lihtsalt nii lappes asi läinud, see on hullem kui Rootsi täna juba, seal on nii palju no-go zone, kuhu soovitatakse tavainimestel mitte kunagi minna. Mitte kunagi mingisugust Airbnb-sid asju võtta, sest see on lihtsalt nii lappe läinud. Ja täpselt see sama inimene, kellest ma rääksin, kurat, mul ei jääda nimi meelde, ma ei tea, Christine Lagarde, Euroopa Central Bank juht alates 2019 aastast. Ta on prantslane. IMF on Prantsusmaal ja ta on prantslane. Need samad poliitikud keerasid Prantsusmaa ja Saksamaa ja kõik asjad on nad perse keeranud viimase 50 aastaga. Ja selle eest hakkame meie maksma. Selle eest, et nemad tõid sisse need pagulased ja lasid nendel pagulastel. Saad aru, Prantsusmaal jooksevad 15 ja 17 aastased inimesed ringi kuskilt Serbiast ja Bosniast smuugeldatud AK-47 relvadega, automaatidega. Need automaadid on Jugoslaavia sõjast alates nii-öelda siis siiamaani müüakse neid. Ja need asjad smuugeldatakse Saksamaale, Prantsusmaale, erinevatesse riikidesse ja seal on 17-aastased alaealised käivad automaatidega tulistamas. Üks näide, mida siis selles samas dokumentaalis toodi välja, kuidas mingisugune kartelli boss pani 15-aastase poisi autos põlema, lihtsalt näidata teistele narkodiileritele, mis sinuga juhtub, kui sa ei maksa paari tonni ära stashi eest, mis sa nii-öelda siis tema käest võtsid ja mis sa maha müüsid ja mille eest raha ei toonud, mis sinuga juhtub. Sind pannakse lihtsalt põlema elusalt sinu autos. 15-aastane poiss. Mida sa üldse narkoga teed? Sa peaksid koolis õppima. Sa ei tohiks teha neid asju. Aga seal, mis juhtub, sellised 15 aastat alaealisi pannakse põlema lihtsalt. Marseille on siis Nice, ehk siis ütleme, et kogu see lõunarannik on Marseille, Nice, seal on Saint-Tropez, seal on Monaco, seal on kõik asjad, kogu see lõunarannik. Siis on Lyon, siis on Pariis, kõik need asjad on lihtsalt, neid Prantsusmaa linnasid on nii palju lihtsalt, kus kohas on no-go zone'id, kus soovid, isegi politseid ei lähe sinna. Need on nii reitsid kohad, et isegi politsei ei lähe sinna. Nad lasevad nii-öelda siis välismaalased sisse, annavad neile elamisload, siis need välismaalased saavad endale lapsed, neid hoitakse
koondatakse kokku, Soomes on väga hästi näha, ma arvan, et kes Soomes praegu töötanud on või siis töötavad, teavad väga hästi, mida tähendab Soomes, näiteks Helsingis idakeskus, on ju. Samuti nii-öelda on erinevaid muid piirkondasid ka, kus kohas on lihtsalt ongi ainult mustanahalised, ongi ainult nii-öelda siis igasugused araablased ja nii edasi. Ja vaata, ongi nagu ka, on mitut sorti araablasi, ühed on sellised araablased, kes nagu on võtnud pähe mingisuguse asjad, nad võivad mingisugust asju teha ja see on olemas sellised, kes peavad nagu ikkagi kinni reeglitest ja nii nagu on, vaata. Nendega ei ole mingit probleemi. Nemad elavad oma elu, neil on oma perekonnad, neil on oma mingi Araabia värk, vaata. Toome näite Saudi-Araabia, mitte Saudi-Araabia vist, vaid see Ühendemiraadid on vist üks sellised, kus kohas on niimoodi, vaata, et kultuurid, asjad, me ajame oma asja, Katar täpselt samamoodi, on ju. Et hästi paljud on sellised nagu riigid, kus kohas nagu peetakse seda usku nagu ka päriselt selliseks, et me peame sellest asjast kinni, on ju, ja kui me sellest kinni ei pea, siis nagu ka riigiti on vaata karistused, on ju. Ja need on riigid, kus kohas tegelikult inimest väga ei taha kuskil ära ka minna. Nad tahavadki seal olla. Aga siis on olemas mingisugused sellised teisejärgulised Araabia riigid. Ma ei tea, nagu ma ei oska nende kohta rääkida, ma ei oska öelda lihtsalt, aga ma lihtsalt nagu, kui ma seda saadetki vaatasin ja hästi palju on nii-öelda siis ka Soomes ma olen kohanud erinevaid araablasi, erinevaid iraaklasi, iraanlasi ja nii edasi, kes on ka rääkinud, et nagu sellest, et on olemas kahte sorti see Araabia usk, et on olemas kahte sorti moslemid, ühed on nagu need äärmuslased, teised on chillid, vaata, teised austavad valgeid, sa oled kristlane, kui sa tuled nii-öelda siis meie riiki, on lubatud igasugused kristlususud, asjad, see on sinu asi, me oleme sõbrad, meil on Muhamed, sul on see, nad tulevad siia, nad respekteerivad meie asju, nad ei nõua meie käest, et me peame mingisugust, ma ei tea, nende moodi välja nägema, neil on, nad mõistavad seda, et siin käivad asjad teistmoodi ja kui nad tahavad, et nende asjad käiksid nii, nagu neil on, siis nad lähevad oma koduriiki ja nad ei ootagi meie käest nii-öelda siis, et meie muutuksime nende moodi, vaid nemad pigem proovivad meie moodi muutuda. Soomes on mul endal hästi palju erinevaid tuttavaid, mul on näiteks türklasi on hästi palju selliseid mitmeid tuttavaid, kes reaalselt ongi ise vaata moslemid, aga nad nagu on õppinud ära soome keele, nad väga austavad kõike seda, nad austavad eestlasi hästi palju, räägivad eestlastest hästi palju head ja nad väga palju respekteerivad kogu seda asja, kuidas nagu kõik see süsteem käib, nad maksavad makse, nad mõistavad nii-öelda siis, mis värk on maad. Aga siis on olemas mingisugune, täpselt nagu selles saateski oli, on olemas mingisugused süksed nagu lihtsalt segased inimesed ja ma räägin, kui sa oled 17 ja sa lased AK-ga juba mingisugust inimesi maha, siis jah. Ja nüüd, mis ongi see, et nad keerasid ise selle sama nii-öelda siis ühiskonna pekke. Nad võtavad neid migrante juurde ja siis nagu meie peame maksma selle eest oma hinna. Kui täna keegi ütleb, et jaa, aga migrandid, jaa, aga see, jaa, aga nende piirkond, jaa, aga nemad, jaa, aga ma ei tea, mis iganes. Siis mis ma soovitan kõigile neile või ennem kui te tulete ütlema sellist asja, et jaa, aga nemad, siis minge käige sellises rajoonis Soomes, nagu on Poodila, idakeskus, mis seal veel on, nimetage siin all, mingi Rastila. Minge käige sellistes rajoonides Rootsis, minge käige ka sellistes, ma ei tea, Stockholmis neid rajoone, minge käige nendes rajoonides, mis on ka no-go zone'id, käige seal, suhelgi inimestega, vaadake, mis elu seal on, vaadake, minge käige öösel seal ringi, kui te ellu üldse jääte, ja teid ära ei vägistata ja ma ei tea, mida iganes ei tehta teiega. Siis tulge tagasi ja rääkige, kas meil on päriselt selliseid kommuuni elusid siia vaja või mitte. Sest nagu kõige naljakam asi ongi see, et ma olen näinud vahepeal mingid saateid ka, oi, issand jumal, ma käisin kuskil koha peal, nad kõik, ma ei tea, tulistatakse, nii kahju lihtsalt. Kus araablased olid, kui kuradi meid tulistati teise maailmasõja ajal? Kus nemad olid? Miks keegi ei kaitsenud meid Venemaa eest esimese maailmasõja ajal? Miks keegi ei kaitsenud meid Hitleri eest teise maailmasõja ajal? Kus kohas nad olid nagu? Miks keegi...
miks meid ei võetud kuskile vastu, et oi, tulge nüüd siia, tulge Saudi Araabiasse või tulge kuskile, ma ei tea, Iraaki nii kauaks, kuni Venemaa või ma ei tea, Hitler ründab, vaat. Päriselt. Oleks ju aus ju. Ja nüüd ongi vaata see, et Ukrainas on nüüd vaata ka igasugused sõjad asjad, noh ongi see, et miks ei tule araablased igasugused asjad appi, vaat. Lahendame ära, räägime mõlema osapoolega, vaat. Proovime ikkagi leida lahendust asjadele. Point ongi lihtsalt selles, et valge rass on vaja ära hävitada, sest valge rass on liiga tark. Nad esitavad liiga palju küsimusi. Nad saavad liiga paljudest asjadest liiga kiiresti aru. Neil on liiga hea loogiline mõtlemine. Ükskõik kui palju saad makse asju ei tõsta, ükskõik kui keeruliseks su elu ei tee, alati nad vingerdavad välja ja jõuavad kuhu kuidagi tippu. Ükskõik kui keeruliseks sa ei tee. Ega niisama ei ole ütlus ka, et kui sa praegu võtaksid kogu maailma finantsi ja sa jaotaksid ära selle kõikide inimeste vahel võrdselt, siis keskmiselt on ära arvutatud, et kulub umbes 4 aastat selleks, et jõuda sellisesse kohta, kus kohas sisuliselt kogu raha, majandussüsteem ja finants on täpselt samamoodi laiali jaotatud nagu praegu. Ehk siis sellist asja ei ole lihtsalt pointi teha. Ja sellepärast ei ole ka mõtet rikastel inimestel jaotada vaestel inimestel raha, sellepärast et see point on täpselt sama lihtsalt paari aasta pärast. Sellel ei ole mitte mingisugust sisu. Nii. Ja kõige crazy asi ongi tegelikult see, vaata, et me kõik, sina oled ori, mina olen ori, kõik me oleme orjad. Kui keegi täna arvab, et sa ei ole ori, oi, mina ei ole ori, oled küll. Vanasti võtke lahti, küsige AI käest lihtsalt pulli pärast, kuidas vanasti orjad elasid, kui palju need tööd päriselt tegid ja kõik sellist. Siis kui ma õigesti mäletan, siis orjadel oli parem elu kui meil täna. Aga ma küsin kohe seda. Kuidas vanasti orjad elasid, kui palju tööd tegid ja mis nende töötasu oli ja kui palju puhkasid? Ajalooliselt on olemas erinevaid orjastiile. Nii, orjad elasid lihtsates onnides. Toitu andi vaid minimaalselt, et hoida neid elus ja töövõimelisena. Õigused puudusid, isiklikud õigused, vabadus liikuda või otsustada oma pere üle puudus, omanik õigused karistada, müüa ja peresid lahutada. Töökoorma. Orjad töötasid tavaliselt koidikust loojani, umbes 12 tundi. Põllumajandus. Füüsiline kurnav. Linnades töötasid käsitöölised või koduteenindajad. Kogesid kergemaid tingimusi, kuid pidid olema kätte saadad 24/7. Orjad ei saanud oma töö eest palka. Mõnes ühiskonnas lubati andekamatele või linnas töötavatele orjadel teenida lisataskuraha. Piisavs oma kogumisele võis ori endale ideaalis vabaduse osta, kuid see oli pigem erand kui reegel. Puhata sai vaid öösel magades. Ameerikas oli tööpäev sageli vaba. Selleks kasutasid nad endale toidu kasvatamiseks seda. Suuremate pühade ajal anti orjadele mõni päev kuni nädal vaba aega, et hoida ära mässe ja tõsta moraali. Ma ei tea, kui ma vaatan, nagu praegu on see, mis ma ette lugesin mingisugust katkendis.
minu arust samamoodi praegu, ei või? Või ma milleski saan valesti asjadest aru. Täpselt samamoodi, meile antakse lihtsalt raha, öeldakse, et ole vait, siis võetakse sellest ära, orjapidajaks on täna riik, süsteem, on ju. Kõige naljakam asi on see, et kõik, kes riigis ja süsteemis töötavad, on ise ka orjad ja töötavad orjuse heaks, et hoida orjust üleval. Ja noh, lihtsalt me olemegi modernsed orjad, on ju. Ja see ongi nii naljakas, et nagu seda on korrutatud, ma ei tea, kui kaua juba, vaat keegi aru sellest ei saa. Sa oled lihtsalt ori ja sa orjad raha nimel. Ja kui sa arvad, et sa ei ole ori, siis väga selge, ära 12 kuud tööd tee, vaata, mis juhtub sinu eluga. Ma arvan, et see ei ole väga hea positiivne nii-öelda tulem, mis siit välja tuleb. Et selles suhtes, jaa, noh, ma räägin igati pidi nagu kõik need asjad on kogu aeg mingisugused kahtlased skeemid, kahtlased asjad, noh, ma räägin, et siin vahepeal mõnda tuttavatega suhelda, kuidas mingisugused asjad ikkagi riigis igal pool toimuvad või toimivad, siis ongi see, et näidatakse justkui meedias igal pool, et hästi palju õiget asja aetakse, meedia on täielik nii-öelda siis jama tootja, valede tootja, meedia toodab siis rämedalt ja rõvedalt valesid. Kui sa oled siiamaani ikka veel Õhtulehe või Delfi või Postimehe või mingisuguse lehe tellija, siis sa lihtsalt toetad siiamaani valetamist. Sa maksad selle eest, et valetamine ikka veel jätkuks. Väga tubli oled. Palju õnne sulle. Kui sa loed neid lehti ja analüüsid, kuidas nad jälle valetavad, see on teine asi. Aga kui sa loed lehti, et sa nii-öelda siis saaksid sealt mingisugust infot, siis ka siis toetad sa ikka veel valetamist. Et noh, see on lihtsalt see asi, millest sa pead aru saama, kui sa tahad Matrixist ja süsteemist täiesti unplugida, siis number 1 asi on tegelikult see, et sa pead lõpetama meedia usaldamise ja lugemise olenemata olukorrast. Meedia valetab sul alati. Õhtuleht, Delfi, Postimees, vahet ei ole mis meedia, valetab sulle alati. See on kellegi inimese poolt oma nägemus sellest asjast vorbitud ja üldjuhul need inimesed on kes? Need inimesed on homod, lesbid, need inimesed on LGBTQ mingisugused toetajad, need inimesed on roheliste juustega, need inimesed on veganid, need inimesed käivad vaktsineerimas. Ja nende inimeste puhul on põhimõtteliselt peaaegu okei, mitte kõik võib-olla. Aga enamus nendest inimestest ongi täpselt sellised, kes tahaksidki, et maailm olekski hästi kirju ja segane ja õigus oleks nendel, kellel ei tohiks õigust üldse olla. Ja ma ei tea, mida iganes. Ehk siis kõik need asjad, miks täna me sellises kohas üldse oleme, üks väga suur süüdlane meedia. Ja nii kaua, kui sa loed seda, nii kaua, kui sa jagad seda, nii kaua, kuniks sa kuulad seda, täpselt nii kaua sa oledki, sa toetad seda, et meid viiakse hukatusse. Et selles nagu eks ise tead nii-öelda siis, mida sa nii-öelda siis teed ja mida sa usud, aga see on nii-öelda siis see, mida sa teed, kui sa loed seda meediat ja eriti veel jagad ja eriti veel maksad ka neile, vaat. Et selles nagu jah, et see on nagu suht nagu crazy nii-öelda siis värk, vaat. Et see, kui me võtamegi näiteks selle sama dokumentaali, noh, nad keerasid terve selle Prantsusmaa ja Saksamaa, kõik asjad on tuksi keeranud, ja siis nagu meie peame sellest vastutama, kes me pole mitte midagi valesti teinud, siis me oleme nagu veel süüdi ja me oleme veel halvad ka, et kui nii-öelda siis me üldse enda eest nii-öelda seisame. Successful'ina. Väga kuradi kõva, noh. Et see on nagu jah selline asi nagu, et ma räägin maailm lihtsalt nii tuksis lihtsalt, et kui üldse olla saab. Aga õnneks see on ainult hea, sellepärast, et mida rohkem see tuksi läheb, seda rohkem kiiremini see ühel hetkel nii-öelda siis korgi maha viskab. Kork maha lendab, siis ühel hetkel jah, siis on ühel hetkel kõik asjad korras. Ega niisama ei ole Eestis ütlus ka, et kui pauk käib, siis jutt muutub, vaat. Ja ma arvan, et see 2030 käib see pauk ära ka ja kohe hakkab jutt muutuma kõigil, vaat. Et selles suhtes jah, et
aga mis ma tahtsin rääkida ka seoses selle 2030 agendaga, on see asi, et ma uurisin natukene lihtsalt mingisuguseid asju ja ma kogemata sattusin ühe inimese peale, kes siis nagu nii-öelda siis rääkis hästi huvitavat ajalugu. Ta rääkis sellist huvitavat ajalugu, et kui 2030 agenda nii-öelda siis kätte jõuab, siis vaata, miks nii-öelda siis igasugused Mark Zuckerbergid ja ma ei tea, kes iganes, Elon Musk tahab minna kosmosesse, Mark Zuckerberg ehitab endale mingisugust, ma ei tea, kuskile Hawaii'le vist, ehitab mingisugust punkrit, mingid Bill Gatesid asjad ehitavad ka igale poole, et miks sellised asjad üldse juhtuvad, on sellepärast tegelikult, et nad on teadlikud sellest, et tegelikult see 2030 agenda ei pruugi välja vedada. Ja väidetavalt ka siis kõik need Rooma ajad ja mis asi see oligi see mingisugune, kes seal vaata seal Peruus just kuskil olid mägedes, vaata need. Ei tule nüüd meelde. Kes need olid need mägedes Peruus? Mingid maiad või? Ühesõnaga vahet ei ole. Aga hästi paljud sellised, kes on ka nagu juhtinud maailma ja juhtinud kõik egiptlased ja nii edasi, vaat püramiidi need nii-öelda siis Egiptus, ma mõtlen seda aega, mitte praegust, seda eelmist aega. Ja mis on juhtunud, ongi see, et on hästi palju siis erinevaid valitsusi, erinevaid nii-öelda siis impeeriumeid on juhtinud siis erinevaid ajastuid ja siis ongi hästi huvitav see, et iga kord, kui see ajastus on hakanud lõppema, siis nad on hakanud endale igasugust tunneleid ja mitmeid korruseid maailma sügavustesse või nagu maa sügavustesse ehitatavaid mingisuguseid käike ja labürinte ja ma ei tea, mis iganes nii-öelda siis elamiskohti ehitama ja põhjus on väga lihtne, sellepärast et maa peal läheb revolutsiooniks. Mida tähendab revolutsioon on see, et see kõik asi kukub kokku ja seda ei ole võimalik päästa, sellepärast et lihtsalt seda on juhtunud kordades varem ka ja nüüd me peaksime jõudma arvatavasti alates 2030 aastal peaks jõudma selleni, kus kohas siis nii-öelda see revolutsioon tuleb. Ja see ongi nagu see, et kui sa mõtled ka selle peale, mida me rääksime tegelikult selles osas ka Peeter Proosiga, mis sai salvestatud ka nüüd paar osad, ma ei tea, võib-olla 5 osa tagasi, võib-olla rohkem, siis seal me rääksime ka sellest, et nagu mida Peeter ütles ka, et me ei olemegi need, kes hakkavad järgmiseks seda kõike juhtimavad. Siis kui see finants ja see kõik asi kokku kukub, siis see on ainukene asi, mis hoiab veel seda asja üleval, aga saad aru, me jõuame varsti sellisesse kohta, kus kohas kõik inimesed hakkavad lihtsalt massiliselt aru saama, et täiesti lõpp meid lastigi üle, meid petetigi, see asi läheb lihtsalt liiga hulluks. Ja see, mis tehti paar aastat tagasi nende lockdownide asjadega, see on nüüd esimene samm sellest asjast. Aga vaata, asi on selles, et me jõuame finantsis ka sellesse kohta, kus kohas kõigi meie finantsid nii-öelda siis sisuliselt varisevad kokku ja siis tuleb välja kõik see, et see rohepööre oli kõik skämm, siis tuleb välja see, et kõik need mingisugused digieurod asjad taheti tegelikult meie nii-öelda siis jälgimiseks teha ja nii edasi. Ja siis ta rääkis ka sellest väga hästi lahti ka selles samas ajaloolises hetkes, et neid asju on nii palju juhtunud ja sa ei saa mitte midagi sinna parata, sellepärast, et iga kord ükskõik mingi stsenaarium ka ei ole, siis iga kord me jõuame ühte kohta on see, et inimesed saavad aru ja seda ei ole võimalik enam tagasi pöörata. Ja nüüd, kui sa mõtled ka selle peale, kui palju sellest on rääkinud erinevad inimesed, kes üldse räägivad, mis maailmas nagu toimub ja kuhu me jõuame. Siis see on nagu nii naljakas, et nagu seda asja on nii palju ette ennustatud ka, et varsti lihtsalt seda ei ole võimalik nagu enam tagasi pöörata ja varsti nagu nii kõik ärkavad. Ja tõenäoliselt me jõuamegi sinna väga kiiresti. Ja mida siis see sama inimene ütles ka, on see, et me ei peaks tegelikult seda agenda 2030 isegi mitte kartma, vaid me peaks seda lihtsalt ootama. Ja me peaksime nii-öelda siis lootma, et see asi läheb käima, sellepärast, et mida kiiremini need kõik asjad käima lähevad, seda kiiremini kõik inimesed hakkavad aru saama, seda kiiremini nii-öelda siis kõik inimesed mõistavad ja seda kiiremini jõuame sellisesse kohta. Sest ma räägin, võtame kas või näiteks kõik suur ettevõtjad asjad, miks nad ehitavad neid punkreid, sest nad on lihtsalt skeemitajad ja nad ongi see, et nende jaoks ei ole lihtsalt üldse vahet sina, ei ole üldse vahet inimene üldse,
vaid nende jaoks on ainult oluline nad ise ja nad on valmis ohverdama ja nende paljude rituaalide hulka kuuluvadki inimeste ohverdamist üldse, on ju. No võtame näiteks ka Ameerikas, on ju, kui palju on juhtunud sellist olukordasid, kus kohas nii-öelda siis ehitatakse mingisugune monopol valmis, siis näilikult tuleb kohus või mingisugune uurimine, on ju, tegemist on monopoliga, mingisugune konkurentsiamet avastab, on ju, oi, nii ei tohi juhtuda, on ju, see teine kolmas, siis kaevatakse kohtusse, makstakse mingisugused mõttetud trahvid ära, nüüd on trahvid makstud, aga see, miks kohtusse kaevati, teatud osariikides on ju sellepärast, et kui sa kohtusse kaebad midagi, siis alates sellest hetkest, kui kohus on nüüd möödas, sisuliselt sa ei saa tagasi ulatuvalt enam seda asja uuesti käima tõmmata, sest kohus oli ära juba. Ja siis alustatakse puhtalt lehelt, vaata, ja niimoodi lihtsalt süsteemitatakse täiega, vaata. Ehk siis, ja nüüd ongi nagu see, et kuna sellised asjad nagu toimuvad, siis kogu aeg on alati kuskil olemas mingisugused kannatajad, vaata, ja kannatajad, need ei ole, see ma räägingi, ajaloos on see kordub veel isegi peale meid veel siin edasi, vaata. Sest maailm ongi lihtsalt viidud hukatusse, kus kohas ongi lihtsalt hästi palju nõrkast inimesi ja ma räägingi, et see on mingisugune point ka, miks me sündisime täpselt sellel ajal, selles ajastus, vaata. Ja ongi vaata, et meil ongi siin hästi ägedad kirjud ja värvilist inimest koos, igaüks ütleb, et küll sa pead olema mingi gei, on ju, siis sa pead olema, ma ei tea, koer, kass vahepeal oli populaarne, siis ma mäletan. See kuidagi kadus ära. Siis räägitakse mingisugusest spirituaalsusest, täis fake teema lihtsalt. Olen ise oma nahal kõik läbi käinud, täielik jama, haiged inimesed, katkised inimesed, enamus. Seda isegi spirituaalsed inimesed räägivad, et enamus katkised. Et need, kes nagu päriselt asja tajuvad, vaata, nemad isegi ütlevad, et enamus nagu lihtsalt poevad selle tahavad. Leidsid mingi uue sümptomi endas ja siis hakkavad seda rääkima, oi, ma olen nüüd spirituaalne, vaata. Ja siis ongi nagu see, et vaata, inimestel ei olegi nagu mitte midagi enam, nad ei tea ise ka juba enam, kes nad on ja kus nad on ja mis nad on ja siis tekibki selline nii-öelda siis täielik jama lihtsalt siin maailmas, vaata, ja siis me imestame, võtame kas või spirituaalsuse, kus inimesed räägivad, oi, me oleme kõik üks, vaata. Ma küll ei tunne, et ma mingisuguse pedofiiliga üks olen, vaata. Täiesti nagu kindlasti mitte, vaata. Ma arvan, et on olemas head rakud ja on olemas vähirakud, vaata. Ma ei tunne, et ma oleks üks vähirakkudega, vaata. Et jah, aga jah, mis nii-öelda siis positiivne ongi see, et ükskõik kuhu me ka ei liigu, siis mina isiklikult usun, et lõppkokkuvõttes see lõpeb positiivselt ja hästi meie kasuks ja olenemata sellest, kui halvasti võib-olla täna nii-öelda siis need olukorrad asjad on, siis lõpuks ikkagi nii-öelda siis need asjad lähevad väga heaks ja kõik on väga hästi at the end of the day. Nii, aga tead, ega ma praegu võib-olla tõmbakski otsa kokku. Te võiksite kirjutada siia alla kommentaari, mis te sellest kõigest arvate. Ma ei hakka siin liiga palju lobisema. Ma võib-olla isegi olen mõelnud, et nüüd võiks võib-olla mingi hetk hakata tegema. Kutsuda kedagi saatesse, võib-olla te kirjutada siia alla kommentaarid ka, et kellega võiks saateid üldse teha. Ma lihtsalt nagu sõna otseses mõttes nagu mul käis lihtsalt vahepeal nagu selline mõte juba mingi, ma arvan, nädalaid tagasi, kus ma mõtlesin lihtsalt, et ma reaalselt nagu tahaks üksi lihtsalt teha neid saateid. Mitte nagu, et mul inimeste vastu midagi oleks, vaid lihtsalt nagu siin on mingid kandidaate asju, kellega võiks saateid teha päris palju isegi tegelikult, aga siis lihtsalt oligi nagu siuke mõte, et tahaks lihtsalt üksi teha. Ma ei ole kusjuures viimasel ajal üldse väga palju inimestega kohtunud ka aega midagi, ma olen täiesti fookus olnud enda asjadele. Aga mine tea, nüüd hakkab sügis kätte jõudma, nüüd tuleb see vibe uuesti sisse, et peaks tööd hakkama tegema. Et võib-olla võiks teha isegi mingite inimestega saateid. Et te võite kirjutada siia alla kommentaarid ja vaatame, kelle nimesid kõige rohkem siia kokku tuleb. Laikimine, teise inimese postituse laikimine arvesse ei lähe, vaid läheb see, kui sa kirjutad alla kommentaari. Ja võiks saada kokku mingisugune 300 kuni 500 kommentaari.
siis ma hakkan kommentaari lugema alles. Teeme niimoodi, et 400 kommentaari, kui saab täis, alles siis ma loen neid kommentaare. Kui 400 kommentaari täis ei saa, siis ma isegi mitte ei loe neid. Seega tehke oma panus, vaatame, kui palju saab. Aga ühesõnaga oli meeldiv need 40 pluss minutit siin teiega olla ja ega muud midagi ei olegi kui see, et oleme tugevad, saame hakkama, pole hullu, teeme ära. Ei ole mingit küsimust, paneme lõpuni välja, kuniks asjad on lahenenud ja paneme sealt veel edasi ka. Räägime, ma ei tea, positiivsetest asjadest siis edasi, mis iganes. Aga ühesõnaga, liigume täiel rindel edasi, teeme enda asju, arendame ise ennast, kasvame ise, saame ise paremateks inimesteks ja läbi selle muudame ka maailma paremaks. Teavitame teisi, teadvustame teisi, mis tegelikult toimub ja kõik asjad muutuvad aina paremaks. Igal juhul see oli tänane osa ja kohtume juba varsti, sellepärast, et meil on siin veel väga paljudest asjadest rääkida, väga pikka aega. Kohtume pea!